Tere tulemast tagasi Laheda koolipäeva podcasti. Mina olen Andra ning täna on mul külas väga huvitav, ma võin sulle veel neiu öelda, eks ju? Muidugi võid. Neiu, kes on hästi musikaalne ja vist oskab, mul on tunne, kõiki maailma pille. No mitte kõiki nüüd. Aga minu meelest enamus. Liis-Mari, tšau! Tšau, Andra! Me veidikene enne siin arutasime, et kuidas sellist koondnimetust öelda, et kes sa siis kõik oled, ja jõudsime selleni, et sa oled muusik. Tahaks loota. Aga lisaks sellele ju sa tegelikult teed ka muusikatunde. Ja õpetajana, just. Siis sa oled erinevas 150 bändis. Mõnes koosseisus, jah. Mõnes. Minu meelest ma kogu aeg siin kuskil laval näengi ja Insta-postituse, et küll sa paned seal viiulit ja kodus mängid sa kitarri ja mida kõike sa teed. Ma lihtsalt olen nagu selline julgevat, et ma julgen proovida. Ma arvan, et tegelikult kõik inimesed suudaks mängida, aga ma lihtsalt olen selline hull julge veits. Et why not proovida? Aga äkki sa natukene avad meile seda muusikumaailma ja räägid üldse, kuidas sai kõik alguse? Noh, kui minna nüüd nagu täitsa lapsepõlve, siis minul oli see ilmselt nagu hästi loogiline, et ma hakkasin mingit pilli õppima, kuna mul on terve pere või isegi võiks öelda, et suguvõsa on muusikud või üldjoontes. Ja siis ma arvan, et see läkski kuidagi nii, et kui mul ema oli akordioniõpetaja siis Saaruküla muusikakoolis, siis ma nii jõlkusin seal kaasas vanusest mingi 3 ja oli vaja viiuliõpilasi ja siis küsiti, et kuule, et kas sa tahad viiulit mängida? Tahan. Ja nii kuidagi läks, et ühesõnaga ma arvan, ma olin 4, kui ma hakkasin 4-5, kui ma hakkasin viiulit mängima ja siis juba tulid sealt muud igasugused pillid ja asjad ka juurde, aga see sai algus oli hästi loogiline käik, seal ei olnud nagu eriti küsimust, kas ma hakkan pilli õppima või hakka, sest et kõik mu vennad ja õde ja kõik ju olid mänginud, et see oli nagu loogiline. Et selles mõttes, alguse sai muusikakoolist, aga siis läks edasi sinna, kuhu ta on nüüd jõudnud. Muusikakool kestab tavaliselt 7 aastat, eks ju? Jep. Ja mis siis peale muusikakooli sai? No siis oligi niimoodi, et tegelikult kuna ma vahetasin kooli, ma läksin 7. klassi, läksin Gustav Adolfisse, siis kuni 9. 10. klassi lõpuni tegelikult oli nii, et ma tahtsin matemaatikuks saada. Ma kogu aeg tegin muusikat ka kõrvalt, mul see nagu lastemuusikakoolis kõik nagu meeldis, kõik oli väga vahva, aga tegelikult mulle nagu meeldis matta ja sellised reaalained, ma astusin 10. klassi ka Gustavis siis reaalklassi ja ma kogu aeg mõtlesin, et see muusika on tore, aga tegelikult tahaks nagu matat õppida. Ja siis kui ma laste muusikakooli ära lõpetasin, siis mul viiuliõpetajad, et äkki ikka proovid sinna otsakooli ka, et see tore ja vahva ja et see pole üldse midagi nagu nii hullu, et seal on tund on umbes korra nädalas, see oli eelõppe otsakoolis siis, kuhu ma nagu algselt astusin, 8. klass äkki. Ja siis ma läksin sinna otsakooli ja siis mul ikkagi nagu väga meeldis seal. Et kuidagi toimis, seal olid need inimesed nagu olid minu inimesed ja siis ma tegin küll paralleelselt 2 kooli, siis otsakooli ja Gustavit. Aga kuidagi see muusika ikkagi jäi peale lõpuks. Maita mulle endiselt meeldib, aga praegu ma pigem ikka nagu muusika. Aga kui sa väike laps olid, kas sa tahtsid näiteks lauljaks saada või tahtsid sa viiuldajaks saada või mis see sinu nagu amet oli, mis sa kujutasid ette, et ma olen nüüd kunagi viiuldaja näiteks? Ma ei mõelnud väiksena vist küll seda, et minust saab viiuldaja, aga see laulja soov mul kindlasti oli olemas, sest et mu bändi karjäär nii-öelda sai alguse siis ka 10-aastaselt vist, kui meil Arukülas pandi kokku bänd Liisu and the Aru Boys ja siis ma seal sain olla küll laulja. Et ma arvan, et igal väiksel tüdrukul on olnud see unistus mingi hetk, et ta tahab saada lauljaks ja mul kindlasti oli see ka, et eks ma lauluvõistlustel ikka käisin ja nagu osalesin, aga jah, oli küll, kindlasti oli see soov olemas, et tahaks lauljaks saada. Viiuldaja soovi mul otseselt vist niimoodi ei ole kunagi olnud, aga laulja soov küll oli. Aga miks sa praegu laulja karjäärina edasi ei lähe näiteks? Sest ma ei pea ennast eriti võimekaks lauljaks ja ma ei ole seda nagu kuidagi arendanud ka, et
ma laulsin, oligi vanuseni mingisugune 12-13, siis ma nagu solisti julgesin laulda, aga mingil hetkel enam nagu ei julenud, pluss mul ei ole sellist häält, et mul ei ole see hääl nagu selline nii võimas või noh, selles mõttes, et noh, muidugi annab arendada kõik, aga mul ei ole sellist kuidagi soovi olnud, võib-olla on see ka, tundub liiga suur vastutus, kui sa pead olema kogu aeg see frontman nii-öelda, et mul ei ole nagu jah, kuidagi seda laulja soovi nii hullult sees olnud. Aga praegu mitmes koosseisus sa siis kaasa lööd? Mul on selliseid projekti nii-öelda bände või koosseise päris palju, kui kuskil kutsutakse, siis nii-öelda lähen, kuna noh, ongi ikka, kui on vaja kellegi nii-öelda keha, ehk siis see tähendab seda, et keegi ei saa minna, siis ma võin käia asendamas erinevates koosseisudes, aga põhikoosseis on mul Revals, selline ansambel, et seal ma mängin ja siis kellega ma palju veel koos teen, on laulja Karinetšis ikka. Aga muidu kõik teised sellised koosseisud, kus ma mängin, on pigem, et Liisu, kuule, et on sul see kuupäev vaba, et kas saad tulla, et erinevad jah, projekti koosseisud. Aga mainisid ka juba ära koosseisu Revals. Jah. Teame seda, et te olete käinud Eesti Laulul. Jaa. Räägi sellest teekonnast, kuidas tuli üldse idee minna Eesti Laulule? Revalsiga oli see kuidagi siuke loomulik, et meil oli olemas lugusid juba niikuinii, kuna me andsime samal aastal ka plaadi välja. Lugusid oli olemas, avaldatud veel ei olnud see konkreetne lugu, mis siis läks. Ja siis oligi täpselt, et aga miks mitte saata? Et kui lugu on olemas, lugu on valmis, siis saadame ära ja ega keegi ei olnud siuksed seal hullud kindlad, et me saame sinna, no seal ei tea kunagi enne. Aga lihtsalt läks õnneks ja läks läbi. Ja nii läks, et seal Revalsiga küll ei olnud seda, et me nüüd teadlikult oleks kirjutanud Eesti Lauluks selle loo. Noh, mina küll ei olnud seal ka selle loo autor, aga Jaanus Saago, kes siis oli, et tema ja minu teada vähemalt teadlikult seda niimoodi teinud. Ta oligi, et lugu oli valmis, saatsime ära ja aga ütleme seal Eesti Laulu laval esineda, kas oli selline närvipingega või oli see üldse selline keeruline periood sinu jaoks? Tegelikult mina laval ei olnud Revalsiga. Et ma olin seal, kuna Eesti Laulul või noh, Eurovisiooni tegelikult Eesti Laulul see ei ole nagu nii, Eesti Laulul ka, kuna see on Eurovisiooni eelkonkurss, on piir 6 inimest. Ja meid oli bändis 8, siis pidime tegema mingi valiku ja kuna konkreetselt selles loos viiulit ei olnud ja lauljad ja trumm ja mingid pillid on nagu väga olulised, mis peavad olema, siis jäid jah, mina ja klahvimängija nii-öelda ei mahtunud sinna lavale, aga me olime seal selles koha peal kogu aeg olemas ja kuna samal aastal oli 2 koosseisu veel, kellega ma olin ka seotud tegelikult, aga ka just selle nii-öelda telgitaguse poolega, ehk siis seal tegin ühele koosseisule tegin sotsiaalmeediat ja teisel ma olin nii-öelda manager. Ehk siis ma olin nagu väga, väga seal seotud küll, aga otseselt laval ei olnud see kord vähemalt mitte. Aga kas teil on bändiga veel plaanis näiteks uuesti Eesti Laulul minna? Ma arvan, et ikka võiks minna, jah. See on kuidagi, see tuleb see Eesti Laulu periood, ma olen nüüd olnud sellega nagu rohkem seotud, just ka selle nagu nii-öelda protsessis, kuidas sinna saatmine kuni loo kirjutamisest alates kuni sinna välja, et sa saadad selle meili send sinna nii-öelda Eesti Laulu siis ära. Et ma arvan ikka, jah. Et see on täpselt, et miks mitte proovida, kui lugu on olemas, aga muidugi on olnud ka näiteid, kus võib-olla pingutatakse äkki liiga üleve, et nüüd on kindlalt vaja saata sinna Eesti Laulule, et see ei pruugi alati nagu hea olla. Et või mitte hea olla, vaid selles mõttes, et see nagu ei pruugi niimoodi läbi alati minna, et sa lihtsalt konkreetselt nagu jõuga sinna proovid saata midagi. Et pigem kui tuleb, siis tuleb, kui lugu on olemas, siis saadame, kui ei ole, siis ei saada. Et nii lihtne see ongi. Aga tead, üks väga hea küsimus sulle. Kui sina oled nüüd 150, ma ei taha nii palju, 150, see on mul lemmiknumber vist, aga sa oled mitmes koosseisus. Mis sa arvad, kas 5 aasta pärast teed sa täpselt seda sama asja, et oled sa mitmes koosseisus või sa arvad, et 5 aasta pärast oled sa näiteks ainult Revalsiga seotud? Ma arvan, et
ei, et ma ei ole ainult Rivalsiga seotud, et see on mul lihtsalt selline, kuna see on meie oma asi, siis ja meil on seal originaalmuusikat hästi palju, et teiste koosseisudega on väga palju nagu ka sellist nii-öelda, mida mulle ka väga meeldib teha, aga ongi, nagu me nimetame veits nagu keikalugudeks või selles mõttes, et seal on hästi palju covereid. Siis Rivalsiga on lihtsalt tore see, et ongi nagu oma muusika hästi palju saab nagu enda nii-öelda ideid ka sinna sisse panna, aga ma ei arva kindlasti seda, et ma 5 aasta pärast olen ainult seal. Et mulle meeldib teha hästi palju erinevaid asju, mulle meeldib mängida erinevat muusikat, mulle meeldib olla ka nii-öelda seal, tegeleda nii-öelda ka produtseerimisega, salvestamisega, mingite selliste asjadega ja üldse see manageerimise asi kõik mind väga huvitab. Et nüüd ma tegelikult lähen ka õppima nii-öelda muusikaettevõtluse spetsialisti erialale. Et jah, ma ei arva kindlasti, et on ainult see üks asi, et ega see ei võta nii palju nüüd aega ka ära, et mul ei ole aega teisteks asjadeks, et pigem jah, ma olen selles mõttes siuke püsimatu, et mulle meeldib teha hästi palju erinevaid asju. Aga oled sa ka ise mõne loo kirjutanud, et täiesti algusest peale ainult sina? Täiesti selles mõttes ma mõtlen kohe äkki olen. Ei, niimoodi, et täitsa ainult minu lugu oleks, ma ei saaks öelda. On küll üks lugu, mille ma nagu pidin kooli raames kunagi tegema. Ja see sai ka salvestatud täiesti juhuslikult, kuna ma saatsin omal, seal ikkagi ei, sõnu ma ei teinud. Ma sõnu ei tee, võt seda ma võin vahepeal öelda, kui mulle meeldib mingi sõna rohkem või vähem, aga sõnu ma ei kirjuta kindlasti mitte, et ma võin mingit nii-öelda viisi või harmooniat või nii edasi produ mõttes seal nõu anda, aga otsast lõpuni ühtegi lugu ma ise ei ole teinud, et ma olen olnud pigem selline kaasautor. Mainisid ka seda, et sulle meeldib kõik see salvestamise pool ja kõik see ka, aga kus sa need teadmised oled saanud endale? No mul on vennad, 2 venda, Otto Karl ja Timo Vent, kes on Eestis, ma arvan, päris tegijad, produtsendid mõlemad või siis ka helitehnikud, et mind on kuidagi see nagu huvitanud ja kuna neil on nii palju tööd, siis nad on delegeerinud lihtsalt ka mulle väga palju asju ja mulle hullult meeldib see, sest see salvestamise protsess ja see kõik ongi hästi äge, et sa saad ise seal juures olla, sa näed seda loo nagu nii-öelda kujunemist, ongi reaalselt täiesti algusest lõpuni. Ja see on hästi äge, et mul tõesti kuidagi see tehniline nagu pool väga ka meeldib, et praegu just ka eelmine nädal käisin salvestamas seal mingit päkke näiteks ja et see on nagu tükke kuidagi jah, ma ei tea, mulle õudselt võib-olla on ka see siuke, et ma ei ole praegu seda veel väga palju teinud, et see on tükke uus ja huvitav kõik, aga ma ideaalis tahaks nagu osata seda ka ja ideaalis tahaks seda, et ma suudan nagu loo otsast lõpuni ka ise nagu produtseerida, aga sinna läheb kindlasti veel kaua aega, et kui ma sinna jõuan. Aga jah, hetkel küll see mind nagu väga huvitab. See on nagu lahe. Sa oled ka meil muusikaõpetaja. Ja. Ja tean, et sa annad ka sellistele pisikestele nagu sellist bänditundi. Ja. Et kuidas nende pisikestega on, kas nendega on lihtne teha bändi või mitte? Tegelikult on küll lihtne, sellepärast, et seda on nii tore vaadata, et neile nagu endale nii hullult see tegelikult meeldib. Et kui nad on ka näinud, mul on vanemaid nii-öelda bändi on olnud ja nad on näinud neid kuskil kontserditel, siis see nagu on nii motiveerinud neid, et nad on nii rõõmsad lihtsalt, mul on nii nagu lahe vaadata neid, kuidas nad ise hullult naudivad ja nad tahavad ja nad küsivad, millal me teeme tundi ja see on, ei ole, selles mõttes muidugi jah, vahepeal on, kui on palju pille, nad tahavad neid hästi palju proovida, et siis lihtsalt peab olema natukene siukse külma närviga ja natukene nagu lubama neil ka mitte seda, et kogu aeg, et ära nüüd puudusta trummi või nii edasi, et keeruline kindlasti ei ole, et pigem on lihtsalt mulle hullult meeldib näha, et neid siuke asi nagu motiveerib. Et jah, mulle tõesti väga meeldib. Ja mitut bändi sa siis hetkel nagu juhendad? Appi, ma ei teagi, nüüd kevadel meil oli kontsert, seal oli mingi 4-5 või? Seal ongi vastavalt klassidele, kas siis jah, nüüd oli esimene, teine, mingi 5 bändi äkki või? Ja kuidas te neid lugusid valite, mida nad võiksid teha? Kas nad ise tulevad või sa ise pakud? Pigem nad ise valivad. Mul nagu idee ongi olnud selles, et
et kuna muusikakoolis nad niikuinii peavad mängima mingeid lugusid mingis mõttes, seal on ikkagi mingid nõudmised, mis nad peavad nagu läbima, nad ei saa nii palju ise valida, siis selle bändi mõte ongi see, et saaks teha neid lugusid, mida nad näiteks kodus on ju kuulavad või mis, ma ei tea, mingid TikToki hitid, mis iganes, et nad saaks nagu, et saavad aru, et ka neid on võimalik nende siis pillidel näiteks mängida, et sa saad viiuliga mängida ka mis iganes lugu, et sa ei pea mängima ainult klassikalist muusikat. Ja et nad ikkagi üldiselt valivad ise, mul ongi väga, väga harva tegelikult ma pean hakkama enda mingisugust, ma ei taha enda nii-öelda maitset neile peale suruda, et ma pigem ootangi, et neilt tuleb see idee ja kui see on nagu teostatav, siis me teeme ära, et mul see aasta ka esimese klassi lapsed tulid, et nemad tahavad Queen'i teha näiteks. Et mis on üliäge minu arust, et praegustel lastel on nagu Queen ja näiteks Appa ja nad kõik teavad neid lugusid, mis on just hästi lahe ja reaalselt tahavadki neid väga teha. Et selles mõttes on nagu äge. Aga mis sa arvad, kas mõni nendest bändidest, kui nad nüüd suured on, et kas nad jätkavad ka ise pärast edasi? No mul on üks näide siin olemas, et jätkavad küll. Et see mu tegelikult nagu mõte ongi, et süstida nagu sisse neile seda, et pärast saavad ise ka nagu hakkama ja kui siis tehakse edasi, siis see on nagu mega lahe, et see nagu see ongi see, ma arvan, õpetaja kõige ägedam asi, et sa saad selle nagu tagasi, et sa näed, kuidas nagu lastele see meeldib, on ju, ja pärast hiljem vaadata, et päris äge, et kunagi sain neid juhendada, on ju, et selles mõttes, jah, ma loodan, et läheb veel koosseise, kes tahavad ise pärast edasi teha, pärast kui muusikakooli lõpetanud. Kes olid siis minu bänd on kasvanud just Liismari juhendamisel. Ja ma mäletan seda, et kõik sai alguse vist sellest, et ühel muusikakooli jõulupeol oli mingi instrumentaalasja vaja ja siis pärast vist otsiti lauljat ja siis öeldi, et Andra tule. Ja vist oli, sest oli vaja, et nii-öelda suuremad saadaks ja siis see vist sealt sai nagu alguse. Ja kuidagi, see oli minu meelest vist 8. klass ja nüüd ma olen kohe, ma olen 12. Ehk siis 9-10, mingi 4 aastat vist oleme oma bändiga tegutsenud, ma arvan. Jah, ongi see, teie bänd on nagu täpselt see näide, mida ma lootsin, et võiks nagu kasvada välja, on ju. Et see on nagu väga äge, et ise majandate, käite juba keikadel, on ju, saate nii-öelda seda tantsumussi teha, on ju, et see on nagu hästi lahe. Aga seda ma mäletan küll, jah, et seal kuidagi oligi, et oli lauljat vaja ja siis sa kohe tulid ja sa olid hästi julge alguses peale ja toimis. Ja tegelikult meil on Arukülas on bänd, Asteroidid. Artur Sepaga ka siin üks päev just vestlesime veits sellel teemal. Ja tegelikult oli ju üks bänd veel meil. New Hates vist oli. Jaa, Kadrian, kus laulis. Jaa, just. Aga minu meelest, kas see bänd vist äkki läks laiali või nad liitusid kuidagi Asteroididega või mingi selline põimumine oli küll, jaa, et Kadrian läks lihtsalt Asteroididesse vist nagu laulma põhimõttes. Jah, vist oli küll. Et me tegime küll seda nagu nii-öelda mashimist, et siis nii-öelda Aruküla ja Raasiku asju panin veits kokku, mis oli ka tegelikult ülilahe, et mõlemad on ju nii lähedal, on ju. Et oli vaja lihtsalt pillimängijaid, et selles mõttes, jah. Et on tulnud küll, jah. Aga teie koosseis on muidugi äge, et on siiamaani nagu käib ja teeb, on ju, et see on nagu meil on see, et meil klahvimängija kogu aeg muutub, aga need on need samad inimesed, kes vahetuvad, et üks hetk on meil Elisa, siis ta läheb ära, siis tuleb Merlin. Siis läheb Merlin ära, siis tuleb Elisa tagasi, et meil nagu aga vähemalt on valikut. Vähemalt on kogu aeg, eks ole. Et väga äge. Ja ma loodan, et tegelikult nendest pisikestest tuleb ka midagi. See oligi just äkki kevadel see kontsert, kui ma nägin neid. Ja siis minu meelest hästi lahe oli see, et nad esitasid Kiki-Miki esitasid. Ja, oli hea. Nagu seal oli täpselt nagu 2 moodi publikut. Ühed olid need, kes nagu täiega nagu kaasa elasid ja olid, et täiega tublid. Ja siis nagu teine osa oli see, et mis asja, et lapsed räpivad, mida. Aga ei, see oli tegelikult mega vinge vaadata ja tegelikult väga tublid. Aga veel selline huvitav mõte sulle või mille üle sa saad korra mõtiskleda. Et ütleme, kui 10 aastat on möödunud, mis sa arvad, kuhu sa oled siis jõudnud? Ma ei oska kindlasti öelda, et kuhu ma olen jõudnud, aga kuhu ma nagu tahaks jõuda. Või kuidas, ikka unistad või on nagu mingi pilt ju jookseb, on ju peas. Et
minu ideaal ilmselt ongi see, et ma saan olla laval, ma saan teha nagu seda muusikat ja ma saan ka teha nagu seda, mis siis jääb nii-öelda lava taha. Et kas siis mingit artisti või bändi manageerida või siis seesama stuudiotöö. Et minu jaoks ei olegi see otsus, et oluline, et ma nüüd suudaks hullult hea, ma ei tea, produtsent olla või ma ei tea, miksida või ma ei tea, masterdada hullult hästi, et see ei ole oluline, vaid et mul ongi see salvestusprotsess, et ma saaks teha nagu seda stuudiotööd, manageerimistööd ja olla laval, et nagu, ja kindlasti ka õpetada mingil määral, aga ma ei taha väga palju võtta õpetaja nagu tööd, sellepärast, et ma tunnen, et kui ma teen seda liiga palju, siis ma ei ole võib-olla enam nii õpetaja. Et ma jah, ideaalis kuidagi näen, et ma saan olla laval, aga teha ka nagu nii-öelda seda telgitagust poolt ka. Aga kui me tuleme selle muusiku elu juurde tagasi, kas sa oled osalenud ka mingitel, ma ei tea, teatritendustel või asjadel, näiteks, et sa oled seal orkestris üldse mängimas? Olen. Oled? Jaa. Meil oli kunagi siuke tore orkester nagu Real Masoor. Rasmus Puur ja Edmar Tuul siis juhtisid seda. Ja meil oli hästi, mis mul kohe, kui sa küsid teatrietendust, siis oli hästi äge siuke pop-ooper siis nii-öelda. Jarek Kasar, Hanna-Liisa Uusmaa vist ja Uku Uusberg, see oli Jareku siis enda nii-öelda ooper. Aga ta oli jah selline, pop-ooper ilmselt on see siis. Ja ta oli hästi, siuke muusikalilaadne selles mõttes, seal orkestris mängisin küll, et see oli hästi äge projekt, et see oli siuke Katusemees oli seal nimi, mäletan veel. Et olen küll ja ma olen orkestriga oleme teinud mingisuguseid selliseid, ma mäletan ühte Ruja projekti ja nii edasi, et ma olen mingi periood mängisin ikka orkestrites ka ja Otsakooli ajal ka. Et siis olid ka mingid muusikalid ja asjad, kus ma nagu mängisin orkestris. Ma kunagi mäletan ka, et ma õppisin ka kunagi viiulit, vaata. Ja siis ma kujutasin ka, et päris vinge võib olla seal orkestris mängida, et laval tehakse midagi ja siis ise mängid seal all. Aga milline näeb üldse tegelikult ühe muusikupäev välja? Oleneb päevast, aga no muusikutel on üldiselt, kui sa oled siuke bändimuusik, siis su tööpäevad jäävad sinna nädala lõppu. Et ideaalis, kui siin on nagu normaalne olukord, hetkel ei ole võib-olla nii palju, suvi tegelikult on olnud täiesti nagu adekvaatne. Aga ühesõnaga, kui sul on töine periood, näiteks jõulud ja suvi, siis ongi reedel või isegi neljapäevast hakkavad sul siis mängud tavaliselt, kas on Tallinnas või on kuskil väljaspool Eestit, on ju, siis muusikupäev hakkabki, et sa tõused hiljem ilmselt, sest et sa oled näiteks õhtul käinud mängul. Ja siis on vastavalt sellele, kas on kuskile väljasõit, kas on bändibussiga, lähed ise, on soundiproov, kas on siis päeval tavaliselt, ja siis õhtul on esinemine. Ja muusiku võib-olla ongi see kohati võib-olla suts keeruline, et need mängud võivad olla väga hilja. Et kui on tegemist mingi ööklubiga, siis võid ka näiteks kell 2 öösel peale minna, et sa pead lihtsalt arvestama sellega, et magad veits kauem ja hoiad ennast nagu üleval. Et ja muidugi proovid siis vahepeale. Et need on päevastel aegadel tavaliselt. Aga jah, muusiku nii-öelda need tööpäevad kippuvad olema nagu siuke reede, laupäev ja võib-olla neljapäev. Aga ütleme, mitu korda nädalas näiteks proovi teed üldse? See ka oleneb, aga vist ei olegi siukest, meil vahepeal oli Revalsiga pandud nagu paika, et 2 korda nädalas näiteks teisipäeviti ja neljapäeviti oli proovid. Aga kui ei ole siukest regulaarselt paika pandud nii-öelda proovi, siis see ongi täpselt vastavalt, ütleme, et reedel on mäng, siis teisipäev, kolmapäev teeme proovi. Näiteks nii. Et see täitsa oleneb, et niimoodi palju on esinemisi ja mis koosseisuga, kui oled koos palju teinud, siis ei pea proove nii palju tegema, kui ei ole, siis peab rohkem proove tegema ja nii edasi. Kas sul on ka mõni selline lemmikkoht, kus sul meeldib esinemas käia? Mul vist ei ole otseselt lemmikut kohta, aga mulle on meeldinud igasugused erinevad festivalid. Eestis on nii palju ilusaid ja ägedaid kohti. Kõige mingid meeldejäävamust ongi olnud Revalsiga, kui meil oli üks Urissaare kantrifestival. Ostrova Lõuna-Eestis, üliilus koht, et siuksed festivali lavad on olnud küll nagu mega ilusad, et see atmosfäär või kuidagi nagu on hästi äge, just siuke loodus, aga need on siuksed suvemängud kõik olnud üldiselt, mis on
aga no Tallinnas on siuksed kodukohad, kus palju võib-olla mängimas on käidud, on Urban, Chicago, mingid sellised pubi resto kohad, et need on siuksed kodused lihtsalt, kuna on korduvalt sinna sattunud esinema. Aga on sul rääkida meile ka mõni selline halb esinemiskogemus, selline negatiivne või mis üldse selline, kus sa oled et õppinud, et nii enam näiteks ei tee või? Mul on olnud, ma ei saaks öelda, et nagu hullult nagu negatiivne kogemus, aga ütleme siis huvitav kogemus oli see, et ma Otsa koolis, kui ma olin äkki 3. kursus või 2. kursus, ma mängisin laevabändis. Ma proovisin selle nii-öelda laevamuusiku töö ära. Ma olin siis äkki 19 ja ma tegin bändi endast hästi palju vanemate inimestega, kes olid nagu varasemalt väga head muusikud ja selles mõttes mega kogemus mulle. Ma sain hästi palju repertuaari nagu juurde või omandasin päris palju selle ajaga. Aga seal oli lihtsalt see, mida ma tundsin, mida ma tegelikult ei tahaks. See oligi täpselt siuke ülitore kogemus, aga kui sa pead iga õhtu, seal oli siis vastavalt, kas olid näiteks 2 nädalat järjest laevas, mängima seal, ma ei tea, 4 korda 45 minutit, samu lugusi, vahepeal täiesti tühjale saalile, siis seal tekkis lihtsalt mingi hetk siuke nagu tüdimus või. Et see olidki laval, ma lugesin näiteks lugusid. 2 lugu seti lõpuni. Ja siis ma mingi hetk sain aru, et see ei ole küll nüüd nagu see, mida ma tegelikult tahan teha. Et sa loed laval, mitu lugu sul lõpuni on. Et see kuidagi, et siuke väsimus vist mingil hetkel nagu tekkis ja siis ma sain aru, et see on väga tore kogemus, aga niimoodi ma muusikat teha tegelikult ei taha. Et seal võib käia, ma ei tea, vahest niisama, aga niimoodi, et sa reaalselt oledki laevamuusik, et seda mina teha ei taha. Et see oli, ta ei olnudki nagu negatiivne kogemus otseselt, aga seal ma sain aru, et ma tahan ikkagi teha nagu maa peal ja niimoodi enda koosseisude ja siukse muusikaga, mida on nagu endal äge mängida. Aga on sul äkki mõni nipp ka anda, ütleme sellisele noorele, kes tahab ka võib-olla näiteks oma bändi teha? Mis sa hea nõu anda, mis sa annaksid talle? Põhiline on see, et tuleb teha. Et selles mõttes, et olla julge, tuleb teha, praegu on nii lihtne, tahad mis iganes, ma ei tea, teha ise mingeid lugusid asju, sul on YouTube, kõik on täis igast asju, et kas või isegi mingid pilli õppimised nii edasi, et sa saad väga palju ise teha, et lihtsalt põhiline ongi see, et tuleb teha, et mitte ainult mõelda seda, et teha, vaid päriselt ka tegutseda, et siis saab. Ja üks selline viimane küsimus on mul sulle veel, kui me tuleme nüüd siia Laheda koolipäeva konverentsi poole tagasi, siis ma alati küsin sellise küsimuse külalistelt, et mille üle oled sina täna tänulik? Kõige rohkem võib-olla see, et minu pere ja sõbrad on nagu olnud alati toetavad. Mul ei ole pere poolt kunagi tulnud mingit survet, et ma peaks mingit asja tegema, vaid nad on kuidagi lasknud mul kulgeda ja alati olnud nagu olemas. Et ma arvan, et see ongi nagu see tänutunne nende inimeste suhtes, kes on mu lähedased, et nad on nagu alati toetanud mind kõiges, mis ma olen tahtnud teha. Lapsest saati, kui ma võib-olla olin ka selline, et võib-olla oleks pidanud natukene rohkem nii-öelda või oleks võinud suunata või nii edasi, aga et nad lubasid täpselt mul teha nagu seda, mida ma tahan ja lubasid mul nagu see, kuhu mu süda nii-öelda tahtis minna, et keegi kuskil ei survestanud mind ega ei pannud kätt ette. Et mul on väga palju olnud just pere ja lähedaste poolt seda nii-öelda toetust selles osas, et selle üle ma olen väga tänulik. Et tänu neile ma siin olen, kus ma praegu olen. Aga aitäh, et sa tulid täna ja rääkisid natuke meile sellist muusikamaailmast. Ja teiega kohtume juba järgmisel korral. Tšauki!